Tere, mina olen Mihkel, ma teen veebisaite WordPressi kaudu ning ma olen uhke, et leidsin uue kliendi, kes soovib veebipõhist reserveerimissüsteemi. Hakkasin uurima, kuidas võiksime paigaldada kliendi veebilehele reserveerimissüsteemi. Otsin sobivaid reserveerimispluginaid WordPressile, guugeldades restoranide reserveerimist, märksõnaks panin Restaurant Reservation for WordPress plugin ja silma sattus Ready Restaurant Reservation. Guugeldades edasi, mis see Ready Restaurant Reservation on, märkasin, et see on Eesti tehtud toode. See tundus positiivne ning vaatame siis koos, mis see on. Otsisin nende kodulehe, seal oli Irina telefonnumber ja ta hea meelega tuli appi mulle seda pluginat installeerima. Tere, Irina. Kuidas käib siis Ready Restaurant Reservation plugina installeerimine? Tere, Mihkel, see käib väga lihtsalt. Esmalt tõmbad pluginat meie kodulehelt või WordPressi kataloogist ja peale alustadki seadistust. Mis funktsionaalsusi sellel pluginal on? Mis teeb selle eriliseks ja miks on see kasulik restoranidele? Kõige olulisem siis see, et kõik toimub reaalajas. Nagu AI reserveerimine ongi kliendile tehtud mugavamaks ja lihtsaks, restoran saab aegasti oma tegevuse planeerida. Alustame plugina paigaldamisega. See on siis WordPressi töölaual. Lähed pluginad ja lisa uus plugin. Ja kui see on lisa uus plugin, siis võtmesõnaks paned siis Ready Restaurant Reservation. Ja kohe, kui sa selle paned, siis kohe esimene ongi Ready Restaurant Reservation. No, paigaldame ära. Paigaldame. Nii, vaatame, kuidas see siis siin toimub. Paigaldamine võtab mõne sekundi aega. Paigaldatud. Lülita sisse. Vaatame, milline see plugin siis on. Aga olgu peale. Aga vaatame siis edasi, kuidas siis selle Ready broneerimissüsteemiga siis siin on. Siin on siis API võti. Et võime selle kopeerida endale. Aga siin allpool on ka nupp järgmine. Läheme järgmisele lehele. Nii, vaatame, mis siin siis on. Siin on, ma panen selle natuke eemale, et siin on siis lehekülje nimi. Lehekülje nimi reserveerimine. See sobib, jah. Vaatame, mis teil siis siin veel on. See on siis kasutamiseks on valmis. Ja siis siin on dokumentatsioon. Ja kas ongi kõik või? Kas ongi kõik või? Vaatame. Vaatame, kas ta tuli valmis. Veel meeld, reserveerimine. Reserveerimine. Ongi valmis. No näed, vaatame, kuidas ta siis on. Et mitmele külalisele paneme 3 külalist, kuupäev, mis kuupäevad siis siin nüüd on, võtta täna on 25, no paneme siis järgmisel teisel päeval näiteks, vaba ajavahemik, mis kellast veel meil lahti on, et seda vist peab natukese vist modifitseerima, et peab need ajakohad siin kokku saama ja siis paneme 5 telefoni. Panen enda kontori. Nii, ja siis ma panen Mihkel. Ja vaatame. Paneme kahele ja siis ma paneme broneeri kohe. Broneeringu loomine. Täna ma broneeringu eest veel meen. Et siis siin tuleb vist aadresslainesid muuta ja siis on numbrit. Aga et siis see on see, mis on siis siin kliendivaade. Ootame teid teenindama. Nii, et see on siis see, kuidas on siis siin see kliendivaade. Ja ka see broneeringu asi siis siin töötab. Et siis see oligi ühe klikiga said sulle tööle. Ja et see on päris lahe vidine. Aitäh sulle. Ja, aitäh. Jah, see plugin tundus väga huvitav. Mulle väga üllatas see, et kui lihtne oli seda pluginat paigaldada. Seal oli kõik lahtiolekut ajad said seadistada, et kui palju maksimaalselt külaliste arvu on lubatud.
see andis väga palju valikuid restoranidele, et kuidas seda reserveerimist teha just nende enda soovide järgi. Mulle meeldis ka see, et tasuta pluginaga sa said 100 reserveerimist kuus teha, mis on ka väga lahe ja mõistlik, et suuremad ettevõtted, siis et nemad peavad natuke tasu maksma, aga väiksemad ettevõtted saavad seda ikkagi ka tasuta kasutada. Ja, seda. Nii, suur tänu teile, ootame teid kodulehed tegema ja planeerimissüsteemi lisada.